nädal on möödunud ja taas oleme eetris podcastiga Minu elu, minu reeglid. Tere Merje! Tere Ants! Nädal on möödunud, on tulnud palju huvitavat tagasisidet, väga positiivset tagasisidet ja inimestel on lõpuks ometi hea meel, et Ants siis back ja ka Merje on back, nii et suur rõõm on tagasi olla ja meil on täna väga huvitav kusjuures saate teema ja tänasest või sellest episoodist alates me oleme kaasanud ka tegelikult kuulajad sellesse protsessi ja Merje, kui sa nüüd lugesid neid inimeste kirju, mida ma sulle ka edastasin, mida inimesed oma kogemustena jagasid üleskutse peale, siis mis ma Instagramis ja Facebookis tegin, meil tuli üle 100 kirja vähemalt. Aga kui sa nüüd osasid neist lugesid, mis oli see esimene emotsioon või tunnetus üldse? Selles mõttes nagu neid oli kurb lugeda, et inimesed on ikkagi väga katki ja kuna ma ka ise olin üsna hiljuti täpselt samas kohas, küll mitte sellistes lugudes nagu need kirjad, mida ma lugesin, aga tegelikult on see ikkagi päris teema, mis võib sind tabada ei tea kust kohast, et minu puhul juhtus see hoopis niimoodi, et ma tegin tööd, ma teen 10 erineval rindel tööd ja ma annan endast alati 100 ja rohkemgi veel. Ja minu läbipõlemine on tegelikult hoopis seotud positiivse sellise emotsioonidega, et seda kõike ilmselt lihtsalt oli nii palju ja liikuda positiivses adrekas ei ole ka sugugi tervislik, sain ma teada. Jaa, sellepärast, et see tuleb ju tulevast eluaastate arvelt tegelikult. Aga sul oli üks hetk, sa ei ole siiamaani mu juurde seansile jõudnud, sest tegelikult mul on üks reegel, et ma oma sõpru tuttavaid üldiselt üritan vähe aidata. Ja põhjusel lihtsalt, sest need rollid on erinevad ja seal peab olema vahel aega. Kui ma töötan sinuga, siis me ei saa kohe isiklikule tasandile minna, muidu aju ei erista neid protsesse ära ja pikem lugu. Aga minu meelest ma soovitasin sulle ka minna niisugusesse kehateraapiasse vist, eks ju, ja panin su nagu tegutsema, sellepärast, et sa ütlesid eelmises episoodis ka, et me tahame nagu jääda nagu ohvriks, kui see kriis tuleb. Ja minu meelest on vahepeal tore see, et kui me saame oma keha toetada, mis aktiveeriks meie enda ressursid. Räägi oma kogemusest, kuidas sul seal keha, kus sa käisid üldse? No täpselt seal, kuhu sa mind saatsid. Aga tegelikult ülilahe, mul on väga hea meel, et mul on selline sinusugune sõber, sest et ma arvan, et aeg-ajalt just sellist sõpra ongi vaja. Võib-olla mitte aeg-ajalt, võib-olla ikkagi kogu aeg. Ma olen Merjet välja ka vihastanud selles mõttes, et mida ta mulle hiljem alles ütles, ma ütlesin talle kunagi ausalt mingid asjad ära. Ma ei viitsi keerutada, vaata, ma olen otsekohene. Siis Merje mõtles, oi, kuidas ta niimoodi ütles. Ja ma ei teangi, et sa natukene pettunud või vihane olid, aga hiljem sa jõudsid alles selle järelduseni, et see oli õigesti öeldud asi. Absoluutselt. Ja see, et sa oled nii otsekohene ja lajatad otse ette, et mida tegelikult siis inimesed teevad, on ju need, et nad hakkavad su pead paitama, kuidas sind aidata, otsida abi, aga võib-olla on mõnikord just konkreetselt vaja sul millegagi otse ette saada ja kogeda see solvumistunne läbi ja mõelda pärast, et see oli nagu parim, mis saab sind ennast liikuma panna ja sa saad aru pärast. Sa saad jälle pärast aru seda, et kui me eelmises episoodis ju rääkisime ka, et kui me oleme selles tormis, siis me ei saa mitte midagi tegelikult aru, et aru me saame pärast, kui me oleme sealt tormist välja tulnud. Ja hea on see, et me oleme stuudios, sest õues praegu vaatsen aknast käib meeletu lumetorm. Nii et me oleme jõudnud siis täna sellise teemani nagu läbipõlemine ja läbipõlemine, me oleme mõlemad seda kogenud. Mina võin öelda, et mina täna enam läbi põle, ma olen testinud neid piire väga palju, et kuidas siis sellesse kohta jõuda ja mida see läbipõlemine endast üldse kujutab, võiks olla tänase saate teema. Ja nagu ma ka ütlesin, siis täna me loeme ka ette, me ei saa seda 100 kirja ette lugeda, muidu ma istuksin võib-olla mitu hooaega, aga kindlasti niisugused õpetlikud lood loeme ka inimestele ette. Ja proovisime siis valida kirju, mis oleks oma loomult kuidagi erinevad ja võib-olla siis haagib rohkem inimesi ennast nende külge. Ja ma veel korra räägiks enda läbipõlemisest, mis on minu kogemus, et mulle tundub, ja meile tundub, et sellest tegelikult on kirjutatud väga palju, sellest on räägitud väga palju ja kui mina siis läbipõlesin ja hakkasin otsima mingitki materjali selle kohta, ma leidsin, aga ma ei leidnud seda, mida mina vajasin, kuna ma olen ettevõtte juht, siis tegelikult nendes lugudes pannakse puitu täiega alla just nimelt juhtidele. Ja siis ma mõtlesingi seda,
et tegelikult kui suure vastutuse siis võtab juht siis oma alluva suhtes ja millise vastutuse võtab alluv ikkagi ise oma läbipõlemise kontekstis. Et need on nagu põnevad teemad. Ja see on tegelikult hästi lai teema, ma loodan, me jõuame täna siin selle podcastis ära rääkida. Nagu kui me räägimegi läbipõlemisest üldiselt, eks ju, kuidas üldse sul avaldus? Ikkagi tervis hakkas alt vedama. Ja tervis veab alla sellepärast, et sa oled pikalt stressis olnud ja emotsionaalne koormatus tegelikult võikski tõlgendada kõige paremini nii-öelda burnouti või siis sellist läbipõlemist. Ehk siis tegelikult ongi emotsionaalne ülekoormatus pika perioodi vältel ja kus mingil hetkel siis inimesed jõuavad võib-olla sümptomitest sellisesse kohta, kus ei tahagi hommikul üles tõusta, tekib selline depressiivne meel, sa ei puhka enam välja, sul tekivad uneprobleemid, et uneprobleemid on tegelikult üks asi, mis on selline kestev või läbiv teema läbipõlemise puhul, ehk siis sa oled kogu aeg ennast hoidnud sellise nagu rütmi sees, et su ajul enam ei toimu sellist nagu väljalükkamisvõimet, sest sul on juba võib-olla mure enda järgmiste asjade suhtes, mis sul järgmine päev peavad tulema, aga ei pruugi ka olla. Võib ka olla lihtsalt see, et sa oled pikalt ülekoormatud, me pärast räägime, mis põhjustel, aga lihtsalt see aju ei lükkagi enam välja. Ja kujutad ette, kui sa nüüd magada ei saa ja sul tulevad uued kohustused uuel päeval peale, siis sa oled kogu aeg nagu vati sees ja siis see olukord süveneb ja mida pikemalt sa selles olukorras oled, et ma ütlen kõigile inimestele, kes on läbi põlenud, tegutsege kohe, sest kui te jätate kohe tegutsemata, siis hiljem taastumine võib võtta kuni 2 aastat aega, võib-olla veel rohkemgi. Läbipõlemise puhul tuleb tegutseda kohe viivitamatult ja aru saada nendest sümptomitest, mis võivad sinna viia. Sest kui me sinuga ka ei oleks kohe seda asja ette võtnud, et mine saa kuskilgi seda ressurssi, eks ju, või enda jaoks mingit selgust, siis olekski jäänud sinna plähmerdama ja selle plähmerdamise juures, sisemise plähmerdamise juures, sa keerad võib-olla veel suurema jama kokku, eks ju. Aga mis tulemuseni selle läbipõlemise puhul jõudsid? Kas sa oled nüüd läbi põlenud ja taastunud või sa oled selles protsessis veel sees? Ma arvan, et ma olen sealt väga edukalt välja tulnud just nimelt tänu väga headele nõuannetele ja nendele samale kehatööle, kus ma käisin. Aga veel üks selline päris naljakas või humoorikas lõik siia sellest samast, kui ma olin ikkagi sellisel tipphetkel ja ma olin Inglismaal ja kui ma sulle helistasin keset tööd, et jumala jama, et ma olen reisil ja ma juba mitmendat tööd ikka ei maga, täitsa 0 tunni ööga. Ja see, kuidas sa mulle ütlesid jälle, et mis sa tahad, et ma su heaks teen, et kas ma loen sulle muinasjuttu või mis sa tahad, et ma su heaks teen. Et vaata jälle see sama koht, et see huumor ja selline kandiline suhtumine on nii hea. Tead, miks ma huumorit teen sellistes kohtades ja Haru draama puhul samamoodi, kui ma natukene nõustasin neid Haru omanikke selle kriisi keskel, mis neil seal meedias, eks ju, oli, et siis ma tegin kogu aeg huumorit. Ma ei läinud päästma, ma ei teinud mingeid lahendusi neile otseselt, ma andsin küll mingeid strateegiaid alati, aga huumor on see, et kui mina teen huumorit ja sa tuled sellega kaasa, siis sellel hetkel sa tuled tegelikult oma dramaatilisusest välja. Ehk siis sa lähed läbi minu ka neid teisi erinevaid perspektiive või sellist huumoriprismat. Ja see on see koht tegelikult, kus kõik läbipõlenud või üldse stressis inimesed jõuavad. Ehk siis, kui sa oled pikalt nii-öelda olnud sellises pingeseisundis, siis tegelikult tulevad välja ka kõik sinu mineviku varjud. Ja sa ei pea mõtlema selle peale, et nii, ma olin nüüd laps, mis see lapse peale trauma nüüd siia puutub, kui ma nüüd näiteks läbi põlesin. Aga kui aju saab piisavalt kurnatud või koormatud, siis me lähme ellujäämisstrateegiatesse. Ja need ellujäämisstrateegiad on tihti need, mis siis on välja arendatud meie kas suguvõsa süsteemis, et kuidas minu suguvõsas või emad, isad, vanaemad, vanaisad pingega toime tulid. Või siis teine variant on see, kuidas ma lapsena pingelises olukorras enda jaoks nii-öelda ellujäämisstrateegia välja arendasin. Minu ellujäämisstrateegia võib olla ka see, et ma olen kaoses. Ma muutun dramaatiliseks, ma muutun ohvriks, siis tullakse mul appi. Niisugune basic ellujäämisstrateegia, mis inimestel on. Et siis tegelikult sellises kohas tuleb selleks, et sa öösel saaksid magada võib-olla või et seda olukorda leevendada, on hea teha huumorit, aga kindlasti ei ole näiteks hea öelda siin inimesel, kes ütleb, et ta läbi põlenud või depressioonis, et võta ennast kokku ja ma ei tea, võta kokku ja tee need asjad ära nii-öelda. Et see ei aita täpselt samamoodi nagu depressioonis inimesele ei aita, mis sul viga on, öelda, eks ju, et kuule,
mine teatrisse või tunne rõõmu, eks ju. Et nende aju on juba nii kurnatud, et nad on emotsionaalselt nii ülekoormatud, et neil ei ole võimalik kiiresti sellest seisundist välja tulla. Ja siis on vaja hakata nuputama, mis on need seosed, kuidas me jõuame selleni, et me üldse läbi põleme. Noh, nagu ma ütlesin, mina enam läbi ei põle, sest ma tean neid dünaamikaid, mis mind juhtisid, mis mind läbi põletasid. Ja mu kehal on arenenud välja praegu selline kaitsemehhanism. Ehk siis tõesti, kui ma hakkangi juba jõudma sellesse faasi, siis mu keha annab teatud sümptomid, ma ei hakka neid ütlema, mis need minul on, siis te hakkate neid endale otsima, aga minu keha annab mulle märku. Ja siis ma tean, et isegi kui mul on graafik täis, 4:00 ma tühistan ära, sest mina taastun 2 päevaga üldiselt. Aga enamus inimesi, neil on 2 asja. On selline öeldud, et meil on nagu erinevad isiksuse nagu osad. On jutustav osa, kus me jutustame ja oleme oma mõistuses ja tegelikult me ei tegele teadvel olekuga või kohaloluga. Ja need inimesed on rohkem altid läbi põlema, sellepärast et nad on kogu aeg mõistuse inimesed, nad arvavad, et nendega need asjad juhtunud ei ole, võib-olla mõelnudki nende asjade peale ja siis nad rabelevad, rapsivad, mingit kehateadlikkust ei ole ja siis ühel hetkel ütleb keha ülesse. Ja siis on see, et aga mis nüüd juhtus? Ja siis ma olen nagu käpukil, sellepärast et ma ei taastu nagu ära, eks ju. Ja see ongi üks koht tegelikult, läbi põlemine on tegelikult üks ressursiallikas, mis teeb sind endaga tuttavaks, sest kui inimene on kohalolust teadlik, teab oma piire, teab oma rolli, teab oma tööülesandeid ja teab oma väärtust, no siis on väga raske läbi põleda, sest ta ei lase sellel juhtuda. Aga kui inimesel on nüüd kõik need asjad puudu, millest me täna podcastis räägime, siis see viib paratamatult ülekoormatuse ja läbipõlemiseni. Ehk siis jutustaval osale lisaks ehk mõistuse osale lisaks on meil väga selgelt vaja välja arendada, juba ka need, kes ei ole veel läbi põlenud, arendada välja ülilihtne asi, minu meelest see peaks olema ka tõenduspõhine täiesti praktika, mida on natuke uuritud nüüd rohkem, on see, et ma hakkan tegema nii-öelda pause vahele. Ehk siis ja mitte neid pause lihtsalt, et ma lähen diivani peale, scrollin sotsiaalmeedias, vaid ma hakkan arendama välja endas seda kohalolu või teadvel olekut. Ehk siis see hetk, kui ma töötan millegi kallal, näiteks projekti kallal, me ka siin teeme, eks ju, siis me teeme pausi vahele. Mina käingi, jalutan või teen midagi, sest ma vahepeal jälgin, kuidas mu keha ennast tunneb, kas mul on jõudu edasi teha, kas ma olen väsinud või ma ei ole väsinud. Ma võib-olla räägin vähem pausi ajal, ehk siis ma jälgin, mida mu keha vajab. Võib-olla ta vajab vett, ehk siis ma monitoorin oma keha läbi. Ja siis vaatan, mida need mõtted peas teevad. Sest kui ma olen oma tähelepanuga kehas ja teadvelolekus, siis ma tegelikult ju näen, kas mingi pinge tõuseb ülesse, aga siin on üks aga, kui pinge on juba üles tõusnud, siis nad ei oska sellega mitte midagi peale hakata. Selleks on meil vaja täna selgitada ära, kust pinged tulevad läbipõlemise kontekstis ja kuidas neid siis lahendada selliselt, et sa ei taastuks võib-olla nii pikalt, et taastumine läks kiiremalt ja et toimuks progress. Ja teate, ja mida ma veel avastasin, et neid kirju lugedes, et tihtipeale, et võib-olla see üks olukord inimese elus ei tõmbakski tal veel jalgu alt ära, aga ma ei tea, see on nagu mingi seadus, et kui üks asi hakkab tulema, tuleb teine ja kolmas asi otsa ja see kogu kompott tekitab siis inimeses juba sellise läbipõlemise koha. Miks on nii, et mis seadus see selline on, et kui hakkab kuskilt logisema, siis läheb logisema igalt poolt? See ei ole seaduspära, need ongi dünaamikad. Ehk siis me oleme oma elus erinevates etappides liigume. On 20-ndad, on 30-40-ndad. Tuue natuke esomõõdet siia sisse, et astroloogias on hästi öelda näiteks, et 28-aastaselt saab inimene alles nagu täiskasvanuks astroloogilises mõttes. Ja seal on ka toodud välja näiteks niisugused karmalised perioodid ja päris huvitav, kui suures ma kunagi ei uskunud seda astroloogiat, aga siis pärast astroloogia juures käiku ma muutsin oma meelt, sest seal tuleb kõik nähtavaks. Aga inimesel on teatud eluperioodid, kui me räägime ka vaimses mõttes, siis on niisugused karmalised perioodid, on ka niisugused perioodid, kus on suhete rohkem keskendunud, rohkem kus on tööle nii-öelda keskendunud. Ja me peame tegelikult võtma võib-olla filosoofilisema käsitluse kõigepealt, et aru saama sellest, et mis mind üldse siia ellu on toonud, et mida ma siin elus teha tahan või mida ma tegema pean. See on üks küsimus ju, mis põletab ka väga palju inimesi läbi, sest nad ei tea, mida nad teevad, nad teevad 10 asja korraga ja siis on kaputt, eks ju. Ehk siis perekonnas sageli on meil teatud dünaamikad, teatud pinged. Ehk siis kui sa arvad, nagu ma eelmises episoodis ka rääkisin, et kõik algab esimesel 7 eluaastal, ehk siis kui sa arvad, et seal on need
isegi teadvustamata pinged, mis on kuhjunud, et kui need seal mõju ei avalda sulle, et sa arvad, et see mõju ei avalda, aga tegelikult sealt tekivad mingisugused uskumused, mingisugused käitumisstrateegiad ja mingisugused liikumised elus. No näiteks, ma ei tea, hästi banaalne. Mul ei ole isa olnud, ma lähen terve elu tõestan, sportlased hästi tihti põlevad läbi selle tõttu, et nad tõestavad ja ei saavuta lõpuks seda, mida nad ootasid ja siis põlevad läbi, eks ju. Ehk siis nad justkui on endaga võidelnud või sisemiselt isaga võidelnud, et tõestada, et ma olen nähtav ja vaata, kui vinge poeg ma olen. Ja siis nad ei jõuagi selleni kunagi. Ja siis kaotab justkui nagu elu tähenduse. Ehk siis neid erinevaid dünaamikaid, mis meid juhivad, on niivõrd palju, mille peale ma olen tegelikult ka sina ettevõtjana oled loonud tegelikult selle nii-öelda ettevõtte struktuuri. Ehk siis väga paljud ettevõtjad ja inimesed ei saa aru sellest, et nad toovad isiklikku konteksti oma ettevõttesse sisse. Ja näiteks sinu puhul ma väga hästi küsiks kohe, mis on esmane selline fookus või kuidas su seisund oli, kui sa lõid oma ettevõtmised? No ma ei pea praegu vastama, aga sealt sa lõid selle läbipõlemise endale sisse. Sest esmane fookus, kui nüüd saab täidetud ja seda õigel hetkel ei märka ja võib-olla me natuke rääkisime ka, et sa mingitel perioodidel lasid võib-olla juhtimist natukene käest ära, siis varem või hiljem, kui ettevõte tegelikult vajab järgmist sammu või ühiskond või majandusolukord muutub, sa pead kogu aeg ümber organiseeruma. Ja kui ühel hetkel ma lasen need asjad liiga pikalt käest ära, et siis kui oli vaja ümber organiseeruda või ümbermuudatusi teha, et see aeg on möödas, siis võivad asjad korraga hakata õhku lendama. Et siis tegelikult on oluline teada ja jälgida väga seda ettevõtjate puhul, ka väikeettevõtjate puhul, mis on esmane eesmärk, millega ma ettevõtte loon. Ja kui see saab täidetud, siis teada, et seal võib tulla langus, ei pruugi suur langus tulla mingi katastroofilist, aga et sa tead, et sa pead oma ettevõtte seal järgmisele tasemele viima. Ja iga organisatsioon, mida juhib ettevõtja, kellel puudub näiteks ambitsioon, visioon või eesmärk, sa kujuta ette, kui paljud ettevõtted töötavad niimoodi, et meeskond pole õrna aimugi, mis see ettevõtte nagu eesmärk seal lõpuks on. Nad teevad mingit teenust või toodet, aga mingit ühtset sellist kultuuri ja visiooni pole. Ja kui seda pole, siis tekib ju motivatsiooni kadu. Ja töötajates toimub täpselt samamoodi, et ma tean, et sul on olnud natuke töötajatega probleem, mis sa tegeled lasteaedadega, et siis seal on samamoodi, et kas juht on olemas, kättesaadav. Su küsimus oli ka, et kui palju sa pead umbes neid toetama, eks ju. Ehk siis seal on tegelikult oluline see, et need rollid oleks selles mõttes paigas, et sa juhina päriselt juhid. Ja sa pead arvestama sellega tegelikult, näiteks ettevõtjana sa pead arvestama, et väga paljud inimesed toimivadki igapäevaselt lapse tasandil. Nad trambivad täpselt samamoodi jalgu, nad kaeblevad täpselt samamoodi nagu väiksed lapsed, ehk siis nad ei saa töö ja isikliku elu rollist aru. Ja eriti, kui me räägime lasteaedadest, siis lasteaia, ma olen palju lihtsalt töötanud lasteaia kasvatajatega, siis seal on hästi palju see, et küsimus, miks inimene sellesse valdkonda sattus. Et mulle meeldib meeletult töötada lastega. Ja seal on küsimus tegelikult selles, et meil sisemiselt ju tõmbab nende asjade poole, mida me ise tahame veel endast lahendada või millest meil endal on puudus. Ma tahan seda kasvatajaks, ma tahan ju lapsi kasvatada, neid rõõmsaks teha. Ja ma esitaksin filosoofilise küsimuse, kas mu enda laps sees oli rõõmus? Ja tegelikult nii palju, kui ma olen töötanud, siis lasteaiaõpetajad on jõudnud sellesse kohta, et nad tahavad just ühel seminaril, mis ma õpetajatele tegin, et nad on tahtnud nende laste kaudu ise ise ennast tervendada. Ja siis need lapsed hakkavad peegeldama oma käitumisega seda kasvatajat ennast või tema enda katkis sisemist last. Seal toimub näiteks kasvatajatele hästi suur läbipõlemise koht, et need isiklikud emotsioonid ja isiklik valu, mis laste kaudu üles tuleb, mida nad tihtipeale siis väljendub lastevanematega võitluses, hakkavad siis kogema. Ja siis on see juht, kes peab olema seal kõigi vahel, eks ju, ja selleks on väga selgelt, näiteks mina andsin, ma nüüd räägin lasteaia kontekstis praegu väga intensiivselt, aga näiteks ma andsingi ühele lasteaiale, mida neil ei olnud, lasin teha konflikti lahendamisjuhendi, kuna hästi palju probleeme oli lastevanematega ja tundusid sellised pseudoteemad, kus lapsevanemad elasid ennast välja õpetajate peal ja õpetajad siis paugutasid vastu siis lapsevanematele ja ma lasin teha konflikti lahendamise juhendi. Ehk siis kuidas meie lasteaias või asutuses konflikti lahendatakse ja see võiks olla esmane asi, mis tegelikult ettevõtetes ja ka lasteaedades, koolides võiks olemas olla. Et näiteks kui uus rühm lapsi tuleb, siis lastevanematele tutvustatakse kohe alguses. Tead, me teame, et tuleb niikuinii probleeme, eri arusaamu
sest konflikt on üks põhjus ja igasugune töökius ja kõik juhtumid, mis on ka üks läbipõlemise sümptomitest, siis ma lasin teha neil konflikti lahendamise juhendi, kus on tutvustatud kõigile töötajatele ja ka siis näiteks lasteaia laste vanematele, kuidas me konflikte lahendame. Ja nüüd, kui tekib konflikt, siis me saame rõhuda kohe ühise kokkuleppe peale. Vaadake, me leppisime aasta alguses kokku, et konflikti lahendame nende punktide järgi. Kas me saaksime tulla nende punktide juurde tagasi ja võtta seda mõistlikult faktide, mitte emotsioonide keeles? Ja see loob tegelikult, nii kasvatab ka ettevõte või siis lasteaed lapsevanemat mingis mõttes. Ma nüüd rääkisin väga lasteaia keskselt, aga ma arvan, et olulised märksõna. Jaa, et sa rääkisid seda teemat, kus küll siis nagu väike ettevõtte juhina, aga ma tõmbaksin tähendab võrdusmärgi sinna ka tavainimesega, kui kas siis ettevõte või ka inimene on jõudnud oma mingisuguste teemadega nii kaugele, et ta peab tegema uusi otsuseid, et minna edasi ja tegelikult hakkab teda blokkima hoopis hirm. Ehk ta ei saa minna edasi, et tegelikult on see hirmu teema ikkagi ka selline uskumatult suur, mis blokibki inimesed ära. Ja sa mõtled just rahalist hirmu. Just. Ja siin on nüüd üks oluline element. Rahaline hirm ei ole kunagi rahahirm otseselt. Sellepärast, et väga paljud inimesed on projitseerinud rahasse sisemise turvatunde. Sest näita mulle neid inimesi, kellel on turvatunne olemas. Väga paljud inimesed kompenseerivad turvatunnet läbi raha ja see ongi mingis mõttes, ta loobki ju turvalisust, sest ma saan majanduslikult hakkama. Aga sinna projitseeritakse väga suur emotsionaalne pagas sisse, mis on tegelikult lapsepõlves puudu jäänud ja ma asendan rahaga seda. Ja nüüd ma olen öelnud seda, et kui raha tekitab sellise raske tunde, ehk siis tegelikult raha oma loomult on selline kerge, mõnus, voolav, ta ei ole selline, mis tahaks kinnihoidmist, ahistamist, et vägistamist, ma olen öelnud, eks ju. Et küsimus on selles, mida ma raha kaudu tegelikult teenindan. Et kui sina ütled ka, et on hirm nagu raha pärast mingeid otsuseid teha, siis tegelikult on sul hirm kaotada ju turvatunnet. Et sul ei ole hirm kaotada nii väga seda rahalist otsust otseselt, vaid sul on hirm kaotada turvatunnet. Ja nüüd sa oled valmis ennast piinama selles olukorras, väga paljud inimesed piinavad ka ennast selles kontekstis, et nad ei vaheta töökohta, kuigi kõik on pekkis, sest nad kardavad kaotada raha. Ja siis nad nõustuvad väga paljude asjadega, millega ei peaks nõustuma. Raha teemast siis, ehk siis kuidas sellest hirmust nii-öelda välja tulla? Sul oli küsimus? Hea viis oleks öelda, et ära karda, eks ju, et tee otsus, aga hirmuga tegelikult on nii, kui see on eskaleerunud, igal inimesele väljendub see erinevalt, et osadel võib olla mingi muu teema. Aga kui me räägime hirmust konkreetselt raha suhtes, siis tegelikult võiksid sa mõelda, mis on see tunne, mis tekib sul ülesse. Tavaliselt on see ühelt poolt hirm, eks ju, aga siin me jõudsime juba, analüüsisime, läksime natuke kaugemale, siin on seda kehateadvust vaja või teadvelolekut. Mis on veel selle hirmu taga? Hirm turvatunnet kaotada, hirm mingit muud asja kaotada. Nüüd esimene asi, mida ma inimestel paluksin teha, mis on hästi kiire viis, mis toob inimese kehasse, on see, kui vana ma tegelikult olen, kui ma seda tunnet tunnen. Sealt sa selgitad tegelikult välja selle, et kas sa üldse toimid praegu täiskasvanud osas või sa toimid selle hirmunud lapse osas. Ja hirmunud lapse osas toimides me ei tee adekvaatseid otsuseid. Ja kui ma nüüd näiteks küsin endalt, et kui vana ma olen, kui ma seda hirmu päriselt tunnen, ja esimene number, mis mul üles tuleb, see number on see, mis tegelikult on see, kus vanuse pealt sa tegelikult toimid. Ja see on hea öelda, ma su vanust ei tea ja ütleme ka, aga ütleme, praegu mul on 40, ma näen, et mu hirm toimetab 8-aastase põhjal. Okei, nüüd mul tekib juba ressurss, sellepärast, et mul on täiskasvanud osa, 40 osa ja mul on see 8-aastane. Ja nüüd tekib see osa, kus ma saan 40 osaga hakata seda 8 aastast vaikselt toetama. Okei, miks ta kartis? Keda ta kartis? Keda ta päriselt kartis, eks ju? Mis oli tal ebaturvaline seal? Ja võid küll mõelda, et mis ma selle jamaga tegelema, kes on nii ammu aega tagasi. Aga ei, su aju toimib ikka kriisi olukorras, sa kukud seal täiskasvanud osast välja sellesse osasse, kus sul see emotsionaalne aju osa arenes. Ja sa toimidki selle pealt. Ehk siis, kui sa vaatad näiteks konfliktis inimesi, see kaotavad ju aru, nad lähevad hüsteeriliseks, mitte kõik loomulikult, aga väga paljud inimesed, siis see ei ole mitte sellepärast, et nad oleks igapäevaselt rumalad või mis iganes. Nad kukuvad tegelikult ju ellujäämisstrateegias, nad kukuvad traumasse sisse.
ja kui sa oled traumas sees, siis keegi ei saa sulle öelda, kuule, tee niimoodi ja tee niimoodi, siis läheb kõik mööda. Unusta ära, sellepärast et see ei toimi niimoodi. Ehk siis sul on vaja kõige lihtsam viis, mida podcastis inimestele anda, ongi välja selgitada see võib ka muu suhtes, millegi muu suhtes hirm olla, näiteks töökoha vahetuse suhtes, eks ju. Et millise osa pealt ma tegelikult inimesena toimin. Ja oskus ka muuta ümber oma seisundeid. Ehk siis seisundi ümber muutus. Ehk siis üks osa minust teab küll, et see on raske, aga näiteks ma võin kaotada raha või ma pean millestki loobuma, tegema valiku, et kuidas ma saan selle oma peas teha enda jaoks põnevaks protsessiks. Ja sellepärast on väikeettevõtjatel hästi oluline või inimestel üldse tagavara olemasolu, see loob sulle suurema mänguplatsi, et kui sul on finantsiline tagavara, kui sa ei ole sellega tegelenud, siis ongi probleem, eks ju. Ja kui see finantsiline tagavara on, siis sa saad vaadata seda kergemalt kui nagu põnevat mängu. Mis siis saab, kui ma teen nii, mis siis saab, kui ma valin nii. Aga kui ma räägin veel kord, kui läbipõlemine on juba toimunud, siis on esmatähtis see, et sa otsiksid abi tegelikult. Sest mõnele aitab küll see, et ta läheb reisile, taastub ära, aga enamjaolt on see läbipõlemine seotud nii enese hävitamise dünaamikatega, et meil on alati juba Freud teadis seda, et meil on enda sees teadustamata tasandil alati see osa meist, mis üritab meid hävitada ja see osa, mis meid üritab edasi viia. Ja need kaks on omavahel tihtipeale konfliktis. Ja nüüd on küsimus selles, kui me räägime läbipõlemise kontekstis ja me teame seda, et üks osa meist tahab ennast hävitada, aga see ei ole juhitud ainult meie enda elukogemusest, vaid seal on küsimus dünaamikates, millisest taustast ma tulen ja millisest perekonnast ma tulen, mis mu suguvõsas on juhtunud ja ma ei räägi 7. põlvest, vaid tegelikult 4. põlvest. Näiteks saates, ma nüüd räägin nagu monoloog, eks ju, sorry, aga näiteks saates me lahendasime ka lugu ja sellel inimene nagu üritas tõestada ennast kogu aeg, ilmselgelt vanematele, aga teiselt poolt ta hävitas ennast nii ära oma töödega, et ta põles totaalselt läbi. Ja ma ütlesin, see ei saa olla ainult tõestamismaraton, vaid et tal peab mingi seos veel olema süsteemis. Ja siis inimesed hämmastusid, kuidas ta nii kiiresti sealt läbipõlemisest välja tuli. Aga üks oluline asi on see, et kui me elus otsime selliseid kogemusi, et me põleme läbi, et me jõuame rasketesse kohtadesse, siis esimene asi, mida sa pead aru saama, see töötab kõik sinu kasuks. Ja kuidas? Kuidas see kõik juhtub? See on nagu Topsopi reklaam. See töötab päriselt kõik sinu kasuks sellepärast, et kui sa nüüd oled kriisis ja jõudnud sellesse kohta, siis ma nimetaks neid kohti kapitaalremondi kohaks, kus me saame teha restardi iseendale. Ja üks oluline vihje, kõike, mida sa üritad vältida ja endale mitte tunnistada, sinna vaata. Samamoodi kui inimestel täna tekib siin protest, et kuule, mis jama sa ajad või tekib mingi negatiivne tunne enda sees, jälgi seda, et kõik, mida sa väldid, sinna sa pead vaatama. Hambad ristis kas või. Ja kui me nüüd läheme läbipõlemise suurema kemüüse juurde, esiteks öeldakse, et juhid on tihtipeale vastutavad selles, kui töötaja on läbi põlenud. Mida töötaja saab teha, et ise vastutada? Sest ei saa olla nii, et me kogu vastutuse panname juhile. Me ei saa töötajaid teha laste tasandile panna. Ehk siis töötajad peavad ka vastutama, aga neil peab olema saama õigus olla juhile öelda, mis on siis korrast ära. Toome ühe näite, elulise näite. Ma lähen töökohta, mul ei ole otseselt ametijuhendit ja kõik on nii lilleline tore, palk on enam-vähem, võiks rohkem saada ikka, aga nüüd juhtub selline olukord, et ma olen pool aastat töötanud, kõik oligi tore. Ja järsku mu kolleeg jääb haigeks ja mu ülemus palub mul osa tema koormusest enda peale võtta. Palka mulle juurde ei maksa või ütleb, et äkki sa saad aasta lõpus näiteks preemiat ja samas toimub kavalalt tööülesannete juurde andmine inimesele. Ja ühel hetkel see inimene loomulikult heas tahtes, loomulikult on appi ja loomulikult ma saan aru, ettevõttel on keeruline, kui seda töötajat ei ole. Ja siis juht vaatab, kuule, ta saab päris hästi hakkama sellega. Ja jätabki ta sellesse seisu. Ja töötaja ei julge midagi võib-olla kobiseda ka, sellepärast, et äkki mind lastakse lahti. Ja siis tekib ülekoormatus, vaikselt hakkab tekkima. Töötaja mingit lisafinantsi selle eest ei saa, et tema tööd väärtustatakse. Tekib tasakaalu nihkumine, esimene reegel ka organisatsiooni psühholoogias, et tasakaal peab olema, eks ju, asjade vahel. Ja ongi läbipõlemine käes. Ja mis aitab läbipõlemist vältida organisatsioonis, on see, kui te kandideerite tööle, siis küsige ametijuhend. Ametijuhend loob piirid
mida tööandja saab sult nõuda ja mida ta ei saa sult nõuda. Ja kui ta hakkab tulevikus väljuma ametijuhendi siis raamistikust, siis sa saad öelda, et selle paketiga ma tulin tööle, see ütleb lisaks sellele on selline hind või mis hinda te sellele pakute. Ja tuua ka see välja inimlik mõõde, et juht peaks ka arvestama tegelikult isikliku elu kontekstiga, et kas tal on väiksed lapsed, kas ta saab seda vastutust tegelikult võtta endale. Et tegelikult juht peab tundma oma töötajaid ja peab looma sellise kultuuri oma ettevõttesse. See on ilus jutt kõik, eks ju, aga see ongi ideaal, kuhu poole püüelda, et kultuur, kus ei põleta läbi. See tähendab seda, et mul on ametijuhendid, mul on väga selged piirid, mis on ameti ülesanne ja et ma ei tee mingit rööprähklemisi sinna vahele. Ja kui need tulevad, siis need on väga kindlalt piiritletud, mis aeg, mis ajani, mis tasu eest. Ja jah, tekkis sul muga kaasa mõtteid praegu? Jaa, tekkis muidugi, sest kirjad, mis me ikkagi saime, ma arvan, et nad on 80% ulatuses on tegelikult tööga seotud. Ja mis mind väga üllatab, aga kirjadest tuli seda ka korduvalt välja, et läbipõlemine toimus siis justkui töökiusamise kaudu, mida ei teinud ülemus, vaid mida teebki kolleeg. Ja siit tuleb teine asi välja, isiklikud dünaamikad. Veel kord, ma jõuan selleni, et kõik, kes ta on kiusatud, tahaks olla ohvrid. Ma olen näiteks enda elus leppinud kokku, et ükskõik mis minuga juhtub, et ma üritan mitte ohvriks jääda. Et ma isegi ei taha öelda, et ma olen selle inimese ohver, sest see juba ju vähendab sind tegelikult. Aga me võime väljendada midagi sellist, et ma olin töökiusu käes ja see kurnas mu ära ja sellega juhtus minuga need ja need asjad. Ja töökius on üks levinumaid teemasid, millega inimesed tulevad. Ja töökius ei teki ilma asjata. Me võime süüdistada siin seda kiusajat, et ta on tropp, nõme ja mis iganes. Aga tegelikult meis on midagi, millele ta saab haakuda. Meis on midagi sellist, mis teda närvi ajab ja minus on midagi sellist, mis tema puhul mind närvi ajab. Sest mõtled seda, et keegi kiusab see natuke, ma olen ise olnud natukene töökiusu ohver, ma ei tea, kus ühes asutuses raamatupidaja tuli, ütles, et ta pole keskpärasemat inimest näinud ja kui mina olen ja siis ma andsin talle mingi ülikalli lepingu, seal palusin klienditeenusele viia ja siis see klats, mis toimus nii-öelda köögis ja siis läksin ise köögi ukse peale, ütlesin, et ma varsti tööga lõpetan, et siis võite jätkata, et praegu on juba ebamugav. Et siis, aga ma ei saa öelda, et see ei mõjutanud, ma olin siis 19 ka loomulikult. Aga kui me räägime töökollektiivis toimuvatest pingetest, näiteks ülemus võib olla kiusaja, võib olla teine kolleeg kiusaja, siis esimene asi, mis on võib-olla tavapärasest teistmoodi, kuidas läheneda, mitte see, et me hakkame lõputult seda arutama, miks ta selline on, vaid mis minust trigerdub sellist, et ma käivitun. Keda see inimene mulle meenutab minu enda taustsüsteemist? Sest tihtipeale inimesed on ka tulnud, ei satu kiusamist ohvriteks, kui ohvridünaamikat perekonnas endas sees ei ole. Ehk siis, nagu ma ütlesin, me toome kolleegidele ja töökollektiivi sisse isikliku konteksti. Ja kuidas nüüd seda kavalalt nii-öelda trikitada või lahendada enda jaoks, on see, kui ma saan aru, mis on kiusaja motiiv ja mis minust trigerdub. Ja kui ma nüüd jõuan olukorda, kus mul üks inimene tekitab meeletu pinge kogu aeg, siis kui ma olen lahendanud teraapias neid lahendusi, siis konstellatsioonis me saame võtta projektsiooni välja, eks ju, ja või teha konteksti eralduse. Mis on see, mida ma näen ja et alles jääb kolleeg. Ja kui ma olen inimestel lasknud öelda, et keda see sulle meenutab, kelle sa praegu välja võtsid, nii-öelda elemendina või objektina, siis tuleb üks nutt, draama ja siis me jõuame MS-ini. Või siis mingi vennani, või õeni, kes mind kiusas, eks ju. Et need juured, selle kiusaja juured, miks sa mind trigerdab niimoodi, jõuavad sellesse punkti välja, kes mind tegelikult lapsena pani halvasti tundma. Ja nii kummaline, kui see ka ei ole, nagu ma ütlesin, kõik töötab meie kasuks, siis elu annab meile fantastiliselt sitapea kolleegi, kes krutib must selle ülesse, et ma ei saa enam kõrvale vaadata. Ja nii huvitav on see, et kui me võtame selle projektsiooni sealt välja või saame aru, keda see inimene mulle meenutab või peegeldab või minus üles krutib. Ja kui ma selle enda sees paika saan, kuule, ta meenutas mulle minu kurja või ründavat ema, nõudlikku ema näiteks, siis mul meel, kui on vähegi eristunud meel, ehk siis emotsionaalselt
eristunud oma taustsüsteemist, siis tal peas juba loogiliselt nüüd praegu paika, kuule, tõesti, mul see ülemus meenutas võib-olla minu seda ema, kes mult nõudis või tekitas mul sarnase emotsiooni, nagu mul siis tekkis, kui ma olin selles vanuses. Ja siis ma saan öelda aitäh sellele inimesele. Kurat, sinu kaudu ma sain praegu sellele asjale pihta, ma sain selle läbi seedida praegu täiskasvanud eas ja see laheneb minus ära. Enamus inimesi niimoodi ei mõtle. Nemad tahavad rünnata, nemad tahavad vastu rünnata, tahavad ohvrid olla ja mängida seda mängu. Et see kõik on üks suur mäng. Kui sa tahad päriselt lahendada, siis on küsimus selles, et kuidas seda olukorda lahendada. Ja praegu andsin minust väga hea niisuguse perspektiivi, kuidas oma peas leida seoseid, kuidas kiusajaga toime tulla. Ja kui see kiusamine nüüd läheb väga intensiivseks, et sa ei suuda seda ära lahendada, siis tegelikult üks asi, kõige kiirem viis on nii-öelda lahkuda sellest kontekstist. Sest kui see nüüd ei lahene selle tulemusena, et sina enda sisemust muutud, sest hästi huvitav on see, et inimesed ütlevad näiteks pärast teraapiat, kuidas see inimene nüüd teistsugune, kuidas sa teda muutuma panid, nii et me minuga tegime näiteks tööd. Ei, see inimene on samasugune, aga sinus puuduvad käivitajad. Ta leiab nüüd uue selle protsessi, sest temal on niikuinii teema lahendamata ja ta leiab järgmise ohvri, keda siis nii-öelda tümitada. Et jah. Aga kui nüüd on see olukord, et mul ei plahvatu see inimene, kes see võiks olla, keda siis justkui see inimene projitseerib. Ja, siis ta ei pruugi olla inimene, vaid see võib olla ka sündmus ise, mis nii-öelda mind trigerdab. Ehk siis veel kord, selles kohas võiks ka jõuda sellesse sama harjutuse juurde, mis on see vanus, kuhu ma kukun. Et mis minuga juhtub, kas ma tunnen ennast väiksemana temast, kas ma tunnen ennast temaga võrdsena. Siin on ohver, agressor, päästja, eks ju, dünaamika. Et siis võib minna ka selles teraapias, kui ma tegelen töökonfliktidega, siis sageli me jõuame ka põlvkondade ülesesse protsessi. Minul endal on hästi huvitav dünaamika, et kuna minu enda esivanemad tõenäoliselt tegelesid siis küüditamiste nimekirjade koostamisega, saadeti Venemaalt siia, eks luurama, ja teine suguvõsa pool on küüditatud olnud mingil, või tähendab, partneri süsteemides on alati küüditamised olnud, siis minul tekib see ohver-agressor dünaamika sealt väga pikalt, mida ma ei teadvustanud. Ehk siis ma valisin alati endale kaaslased, kellel oli alati süsteemis küüditamine sees olnud. Ja minu süsteemis olid siis need, kes aitasid küüditada mingis mõttes. Ja sealt kujuneb põlvkondade ülene ohver-agressor dünaamika. Need asjad korduvad, eks ju. Aga praegu ma tahtsin lihtsalt anda inimestele sellist nagu laiemat pilti, et kuidas nad võiksid seda inimest käsitleda. Ja teine asi on see, et vaadatakse selle inimesele otsa, et hakata teda nagu vastu siis tümitama, mitte selles mõttes, et sa hakkad vastu ärplema, vaid tegema niisuguseid nagu, et sa ei reageeri, et sa leiad üles selle koha, mis sinus reageerib, aga sa ei anna seda välja enam, sest keegi ei saa sind üksinda tümitada, kui sa reageeringusse ei lähe. Kui ta tulebki mingi, ütleb sulle alasti, ütleb, sul on küll vist halb päev, kas saan midagi sinu jaoks teha? Niimoodi humoorikalt, eks ju. See võib teda ajada veel rohkem närvi, aga üks reegel on ka selles, et kui sina ise reageeringut ei anna, siis sa oled igav mängukann ja ta leiab kellegi teise, keda võtta, kellel see reageering on olemas. Tihedamad, pikemad, tugevamad juuksed. Võta Greshina võimsam alternatiiv peanahasüstidele ja anna oma juustele uus elu, jõud ja tervis. Ühesõnaga, võtame korraks aegluupi, et kui sa oled ka töö juures või kus iganes seltskonnas ja sul on keegi kiusaja, siis ole selles hetkes ja... Võta seda kui mängu. Okei, sul on mäng. Sa tead, et ta niikuinii kiusab sind. Okei, me võime mõelda, mis motiivid on. Ma võin mõelda selle peale, mis minust trigerdub. Keda ma seal näen? Esimese küsimus, mida esitada. Keda ta mulle meenutab, et see mulle nii suurt reageeringut põhjustab? Kas see võib olla mingi suguvõsa dünaamika, mingi ohver-agressor dünaamika? Muide, soovitan teil kõigil guugeldada ka Karpmanni 3 nurk, on ohver-agressor päästja dünaamika. Seal on väga hästi seletatud lahti, et kuidas draama 3 nurgast välja tulla. Lihtsalt ma ei taha siin seda aega raisata selle peale, aga ise saate selle kohta uurida. Ja siis ongi see, et sa vaatad, kuidas see mäng käib, ja kui ma ei anna reageeringut, kuidas ta siis muutub, tõenäoliselt ta korra intensiivistub.
ja siis vaatadki, naeratad ja teed talle mingi lolli nalja vastu ja must huumor on see, mis katkestab kõik negatiivi alati ära. Et siis tehke musta huumorit. No kuulates sind tundub nagu nii lihtne kõik. Aga vaata, inimesed, kes kuulavad praegu, peavad saama mingisuguseid seoseid. Et siis ma räägingi kerge energiaga, mitte see, et tead, läbipõlemise puhul Meri on küll niimoodi, et siis sa kannatad. Kui ma niimoodi räägiks, siis see tegelikult ei oleks kuidagi inspireeriv kuidagi. Ehk siis mis tähendab seda, et ma saan anda läbi eluliste dünaamikate neid lahendusteid, et seal ei ole midagi müstilist. Aga müstiliseks läheb pigem olukord selles, et kui ei ole kiusamist ja on nüüd läbipõlemine toimunud, et mis viib üldse läbipõlemiseni. Et need olid ühed võimalikud variandid. Aga teiselt poolt me jõuame tagasi piiride juurde. Piirid. Ja minu suur üllatus on selles, kui ma olen 10 aasta jooksul töötanud, et inimestel puuduvad piirid. Nad lasavad endaga käituda väga halvasti, nad kardavad konflikti ja nad ei teagi oma piire. Ja vaata 20-ndates on okei, kui sa testid oma piire ja lased endal viia ennast nagu sellistesse kohtadesse, kus võib-olla saadki natuke haiget või saad natuke läbipõletatud, et sa tead, kus see piir on. Aga enamus inimesi toimub ka 30-selt, 40-selt nii, et neil seal hakkavad mingid piirid tekkima. Jaa, aga millest see siis nagu sõltub? Sõltub tegelikult sellest, et kus piirid üldse välja kujunevad. Väga paljud piirid kujunevad välja, tegelikult kogu piiride raamistik, kuidas üldse toimida inimesena, kuidas üldse tunda või reageerida erinevatele olukordadele, sõltub sellest, kus me tuleme. Ja kui see on nii banaalne tegelikult, et läbipõlemine ei ole midagi nii keerulist psühholoogiliselt, aga taastumine on keeruline, aga põhjus ongi piiride puudumises. Ka kirjades, kui me varsti hakkame neid lugema, siis tuleb see temaatika väga selgelt esile, kuidas piir puudus, kuidas ma lasin ennast endaga halvasti käituda, kuidas ma ei tajunud ära seda, kuna ma peaksin lõpetama. Kuidas ma tahtsin olla hea tüdruk, hea poiss. Ja vaata, maski kandmine on üks see koht, mida väga paljud inimesed, et enda ja kuidas ma ütlen, teiste vahel piiri hoida, aga mis on ebaterve piir, on see, kui ma loon omale maski, et ma olen hea tüdruk või hea poiss ja ma pean olema alati perfektne, tegema, me võime ka perfektsionistist rääkida, aga ma sinna praegu ei lähe, aga et ma pean oma seda kuidagi rolli või kohta välja teenima. Ja see on nüüd see, mille ma õpin ära lapsena. Ja kujutan ette, kui see nüüd hea tüdruk või hea poiss läheb nüüd tööandja juurde, ta tahab olla ju tubli, ta tahab kõik ära teha. Siis tal küll võib-olla mingi asi iitsatab seal sees, et kuule, ma praegu seda ei jaksa teha või et ma teen öötundide arvelt seda, aga ma ei ütle, sest mu vanemad õpetasid mind olema tubli. Ehk siis minu soovitus on tegelikult mitte enam karta neid konflikte või enda piiride kehtestamist, sest sind hakatakse austama hetkel, kui sa hakkad oma piire ja väärtust ise kehtestama. Kui sa ei austa oma piire ja kui sul need puuduvad, siis ära oota, et keegi sind austab. Siis sa lihtsalt kasutataksegi orjana ära ja võib-olla antakse soe käepigistus, võib-olla mingi väike preemia, aga mitte midagi muud ei juhtu. Ehk siis piirid. Ja nüüd kuulaja võiks ka mõelda tegelikult tagasi oma enda taustsüsteemi peale, kui selged piirid teil olid. Näiteks konflikti puhul. Kas sa konfliktides näiteks tõmmati sind vanemate vahele? Konfliktides, kas sa hakkasid kedagi kaitsma? Kas su kodus oli üldse konflikte? Või oli konflikt välja tõrjutud? Ehk siis kõik tegid nägu, need on kõik hullemad lood tavaliselt, kus inimene ütleb, aga mul oli Ants ju ideaalne perekond. Yeah, right, sealt tuleb kõige hullem lugu välja alati. Ehk siis need on düsfunktsionaalsed perekonnad, kus kõik raske jäeti välja. Kus sa saad siis õppida teistmoodi toimima? Ja veel kord, kui sa nüüd jõuad sellesse kohta oma elus läbi töö, sest muud moodi seda võib-olla lahendada saa, võib-olla põled suhtes läbi, siis on ju suurepärane, kui sa jõuad olukorda, kus tuleb see läbipõlemine või kus tuleb see läbipõlemine suhtes, eks ju, et tulevad rasked tunded esile või et sa pead hakkama oma piire kehtestama ja ennast väärtustama hakkama, sest vastasel juhul, kui seda sündmus su ellu ei tuleks, oleksid sa ju terve oma elu ära raisanud. Ja suurim kuritegu ei ole see, et sa sõidad punase tulega üle või ma ei tea, sõidad lubatust 10 kilomeetrit kiiremini või teed mingit muud väikest pättust. Suurim
tegelikult kuritegu on see, kui inimene jätab elamata. Ja kõik kriisid eranditult tulevad meid ellu äratama ja õpetama ja näitama oma väärtust tegelikult, et tõsta oma väärtust. Aga ma olen ka täiesti kindel selles, et selle piiride kehtestamisel on ka teine külg. Nii suhtes kui ka töökollektiivis, kus võib järgneda hoopis su tühistamine. Absoluutselt, ehk siis ja ütlen veel korra ära selle, et ei oleks mingit roosamanna illusiooni. See, millega sa sinna organisatsiooni tööle läksid ja läbi põlesid, siis ära arva, et sind võidakse võtta selle uue endana vastu, kes kehtestab piire, kes on konkreetne ja kes tegeleb võib-olla faktide põhjal ja ei luba endaga halvasti käituda. Ära arva, et sa sinna ettevõttesse võid alles jääda. Sellepärast on oluline, et kui me tööl üldse kandideerime, mida ei saa alati detektiivi kombel välja uurida, aga mis kultuur üldse selles ettevõttes on. Ja inimesed alati mõtlevad, et katseaeg nõme, et see katseaeg on suurepärane aeg. Sa saad vaadata, kuidas see ettevõte toimib, kuidas sa sinna kultuuri sobitud, eks ju, ja mis selle ettevõtte dünaamika nagu sisemiselt on, kuidas inimesed kommunikeerivad ja nii edasi. Ja selle põhjal sa saad valiku. Kui sa näed juba selle 4 kuu jooksul ära, et seal kõik on mäda, siis jookse enne, kui see mäda sinuni jõuab seal. Ehk siis ma ei tahaks, et inimesed usuksid seda, et kõik läheb ilusaks ja roosamannaks, vaid kui sa oled ise ennast sellesse olukorda viinud ja meelega ütlen ise oled viinud, siis see kõik, mis sinu elus juhtub sinu enda valikute tulemusena. Kui sina sellesse ettevõttesse läksid sellise dünaamikaga, sellise arengutasemega, ja see ei ole kuidagi nüüd madalalt öeldud, et sul on madal arengutase, aga täpselt see küpsus, mis sul parasjagu oli, ja sul puudus teadmine lihtsalt, kuidas ennast kehtestada või et sa tead, et see olulinegi on, siis selle laksu saamisega areneb see osa sinus välja. Mis tähendabki seda, et kriis on ressursirikas protsess, kus arenevad välja meie erinevad isikuomadused. Ja mõtle, kui sa oma peas praegu mind kuulates seda nii mõtestad, sa ei pea muga kaasa noogutama, et sa nõus oled, aga see ei tundu nagu põnev natukene. See tundub põnev tõesti ja praegu, kui sa räägid seda organisatsiooni lugu, et kuidas ma sinna lähen, aga mõtle, kui lihtne on siia tõmmata praegu võrdusmärk vahele ja paarisuhe. Täpselt samamoodi, et millise või kellena ma sinna paarisuhtesse läksin. Just. Kui sa lähed käekotina, trofeenaisena, lihtsalt toon praegu näite, siis ära arva, et see mees ei leia uut trofeenaist, kui sul esimesed kortsud tulevad. Või sa muutud igavaks põlluks, keda künda. Vabandust väljenduse eest. Ehk siis ma olen sovinist vist. Ei, mis iganes, pange tiitleid palju tahate. Igatahes, mis ma tahan öelda, on see, et algne dünaamika, millega suhe algab, seega sellega lõpeb. Ehk siis, kui suhe algab valega, manipulatsiooniga ja sellise veiderdamisega, siis see lõpeb samamoodi, et jälgige oma suhteid. Ja kui suhe hakkab sellega, et ma teenin armastust välja, siis põhiline asi teraapiates ka 40 pluss või 35 naised, ma olin pikas suhtes, mu mees läks ära ja sa hakkad uurima, miks ta ära läks. Sest naine teenindas lihtsalt, tema elu oligi üles ehitatud selle peale, et teenindada lõputult oma meest. Aga siis tuli apelsin. Meil ühes kirjas siin kirjutas ka, et mul mees läks apelsini juurde, kartuli jättis koju, aga ma pärast koorisin selle apelsini ära ja tuli välja, et mädane oli, tuli kartuli juurde tagasi. Aga kui me läheme suhtesse selles kontekstis, et ma näiteks teenin armastust välja või mul ongi selline käitumismaneer andud, et ma pean meest teenindama, see algselt võib sobida, sest see teine inimene otsib seda, mis tema perekonnas on olnud. Aga mingil hetkel inimestest toimub, suhe peab ka arenema, sina isiksusena pead arenema. Ja kui teete kogu aeg samamoodi toimima, siis ühel hetkel lihtsalt tekivad ahvatlused mujal. Ja siis võib toimuda see, et ka kaotad ise ennast suhtesse ära. Et mis praeguse aja hästi oluline element, me teeme lahkumineku ja selle suhte episoodi eraldi, aga inimestel on meeletu hirm minna sulandumisesse. Sest kui sa partneriga kokku saad, siis sa ju sulad kokku. Sest inimestel on hirm ennast kaotada, sest see meel ei erista ära, mis on mina ja mis on teised. Et siis see on üks huvitav teema, millega inimesed, millest tekib hirm, eks ju, et kui ma lähen selle partneriga looma seda elu, mul on ka suhteid selle pärast kokku või lahku läinud, mitte selle pärast ma oleks tahtnud minna, vaid nad inimesed on põgenenud, sest nad on kartnud sulandumist, et see saab äkki liiga lähedaseks see suhe.
ja et ma kardan ennast kaotada ja seal on psühholoogilised põhjused taustal. Et kuidas me siis läbipõlemise suhtes nii-öelda, see on nii pikk teema, seda võiks mitu tundi rääkida, aga minu meelest on hästi oluline, et inimene pööraks tähelepanu mitmele erinevale elemendile. Vaatame kohe, mis kirjades ka on, eks ju. Aga esiteks, kas ma toimin lihtsalt automatiseeritult, ehk siis ma hakkan tegema endale stoppe sisse juba praegu, kui ma ei ole läbi põlenud. See on kõigil elementaarne oskus, et ma ei oleks automatiseeritud inimene. Et ma ei tee kõike lihtsalt niimoodi automaatselt, vaid ma arendan endas välja selle vaatleja, metafoor, see on väljendana vaatleja rolli. Ja kui ma seda vaatleja rolliga ennast vahepeal saan vaadata ja tunnetada päeva jooksul, siis ma tegelikult hoian kogu aeg kontrolli enda üle. Teine asi, piirid, ehk siis kus ma olen lasknud piirid käest ära ja mis minu töös on sellist, mida ma üldse teha ei taha. Siis tuleb lihtsalt ära lõpetada selle tegemine ja leida tööandjaga teine väljund. Mis mind kurnab nii väga ära. Ja kolmandaks, kui me räägime töökiusust, siis kui ma satun konfliktsesse olukorda, siis mis minust tekib, mis on see, keda meenutab see inimene mulle, kes mind parasjagu trigerdab siis selles kontekstis. Ja kui me räägime nüüd taastumisest, ehk siis sellest, kuidas läbipõlemisest taastuda, siis oluline on välja selgitada tegelikult see, kui te tahate kiiresti aru saada sellest, sest kõiki valmis vastuseid ei ole olemas, ma saan anda mingeid perspektiive ja rääkida mingeid seoseid inimestele, aga üks kiire viis, kuidas saada aru, kuidas kiiresti nii-öelda taastuda oma klientide puhul on see, et kindlasti tuleks välja selgitada ka lõimumine. Inimesed, kes langevad depressiooni, 10 aasta kogemuse pealt ütlen seda. Ja see on nüüd vastuoluline, mis ei lähe tõenduspõhisega tõenäoliselt nii üks ühele kokku. On see, et kui inimene on lõimunud surnud inimesega, see on väga kummaline nüüd öelda, et kuidas sa lõimud surnud inimesega, aga perekonnas me tihti võtame asendusrolle. Ja kui nüüd näiteks on olukord, kus sina oled näiteks juba väiksena liikunud tegelikult vanaema või vanaisa saatusesse või on keegi muu seal surnud, ka aborditud lapsed mõjutavad endiselt, ma olen selle poolt, sest ma näen seda oma töös. Ja kui inimene on nüüd lõimunud surnud inimesega kokku, siis tal tekib aega mööda 20-selt tavaliselt suudab ennast hoida. Enamus inimesed 30-selt hakkab ära kukkuma ja kõik inimesed on mingil kujul lõimunud või põimunud kellegiga, et välja selgitada see, et ma ei oleks lõimumises kellegiga, kellel oli raske saatus või kes on surnud. Sest mis surmas toimub, seal ei toimu mitte midagi, null energia. Ja siis võib tekkida see koht, et inimesed käivad arsti juures ja ütlevad, et mul on need probleemid, mul tervis ütleb üles ja arstid põhjust ei leia, miks tal tervis kogu aeg üles ütleb. Me võime hakata geenidesse minema, aga tegelikult on see, et kui sa võtad need inimesed lõimumisest ära, elujõud taastub, inimene mõtleb, vau, nii kerge ja vaba on olla, tulen sellest võõrast saatusest nii-öelda välja ja siis tunnen nii-öelda päris iseendana ennast. Ja inimesed, kes täidavad oma rolli oma süsteemis, ma olen seda palju näinud, neil ei teki küsimusi, kuidas lahendada midagi. Sest nad on oma elule nii palju fokusseeritud. Küsimus on selles, et enamus inimesi toovad minevikku kogu aeg olevikku ja tulevikku ja panevad ennast vangi. Ja selle tulemusena nad vajavad selliseid olukordi ja me kõik vajame, mis ärataks meid ülesse. Läbipõlemist, kiusajat, nartsissist partnerit, mõnda muud elulist olukorda. Sest kui sa elad selle läbi, siis tagasi vaadates vaatad, vau, ossa, midagi muutus minus, midagi läks minus paremaks. Aga on ka inimesi, kes jäävadki sinna kinni ja istuvad seal. See on nüüd valik. Ma ei lase sul veel küsida. Läbipõlemisega tihti käib depressiivsus kaasas või algab depressioonist. Tead, mis depressioon tegelikult võiks mõnes mõttes olla. Kui inimene on depressioonis, siis oma töös ma olen avastanud läbi aastate seda, et see on kaitse. Sest kui inimene on väga pikka aega teinud tööd võib-olla, mis talle ei meeldi või ülekoormatud ja tal tekib depressioon, siis tegelikult ju depressioon kaitseb ja annab talle õigustuse ja võimaluse jääda puhkama või olla haige. Ehk siis me võime ka näha haigust või sellist sümptomaatikat kui kaitset, mis kaitseb inimest, et ta
ei tegutseks edasi, sest keha on tark. Peab alati meeles pidama, keha on targem kui sinu rumal mõistus, mis niikuinii toimib väga primitiivsete mõttemustrite kaudu. Ehk siis keha on tark, ehk siis vaadata haigust kui kaitset ja kui ressurssi. Ehk siis, mida ma pean teisiti tegema selleks, et depressioon taanduks. Ja mida ma tegin selleks, et see tekkis. Ja seal on need, ma arvan, inimestel tekivad palju mõtteid praegu selles kontekstis. Aga käid mind niimoodi lummatult kuulama. Just, ma pidingi ütlema, et ma loodan, et kõik kuulajad ja vaatajad täpselt samamoodi kukkusid praegu lummatult siit kuulama, sest tegelikult on info meeletult põnev ja samas nii lihtne. Mul tekkis üks küsimus, et lihtsuses peitubki võlu, et inimesed tahavad otsida kogu aeg meeletult mingit põnevat infot või uut infot. Aga sul on vana sitki lahendamata, vabandust väljenduse eest, et sa pead kõigepealt need baasasjad korda saama ja sind ei kõnetagi sellel hetkel see, kui sul see teema aktuaalne ei ole. Teemaga tuleb tegeleda siis, kui teema on aktuaalne. Et siis võtke see mentaliteet praegu sellest, mõtlen selle eelnõu kokku, et kui minu elus juhtub läbipõlemine, kehv kolleeg, mis iganes, see on minu arenguvõimalus ja ma saan ta teha enda ressursiks, kui ma nüüd õigesti talitan. Ja ma arvan, et praegu siit podcast'is sa said päris palju erinevaid seoseid, millega seda ressursiks teha. Ja. Mu küsimus või mõte tuli siit, et kui sa justkui arvad, ega keegi ei teagi, kuidas ma sealt lõimumisest siis välja saan, me võime seda teha. Ma ütlen sulle ausalt, ma olen otsinud vastust, et inimestele seda anda. Vaat ei saagi ise väga. Võid ka saada niimoodi, et kui sa teadvustad, kuule, kes niimoodi võis, kordus, et ma olen alati raamatutes öelnud, tehke see 4 põlvkonna lihtsalt see nimed kirjutage välja ja saatused ja te näete kohe ära, kellega te sarnast saatust kannate. See ei tähenda alati lõimumist, aga kui te kogete sarnaseid sündmusi uues variatsioonis, sest ühiskond vahepeal muutub, siis on päris kindel veendumus, et sa oled selles lõimumises või toimid. Enamus ühiskonda toimib tegelikult siiamaani läbi oma ema-isa tunnete spektri. Ja sellepärast see toimiga väga paljud psühholoogilised protsessid kiiresti, sest lahendatakse kliendi läbi üleseotud tundeid. Jah, see on teine saate teema mingil teisel ajal, aga see on oluline teada, et kui ma tahan ennast korda saada, siis ma pean kõigepealt ära eristama, mis olen mina ja mis on teised. Ja ma toon siia veel ühe asja, ehk siis kui me täna seda saadet hakkasime tegema, siis ma enne seda vaatasin meie hea toetaja. Nüüd ma panen kohe reklaamiga sisse, aga mitte selles mõttes, vaid kasulik, sest nagu ma ütlesin, valisime toetajateks inimesed või ettevõtted, kes annavad mingit siis väärtust juurde. Ja minu jaoks oli Elisa e-raamatus üks selline väga huvitav raamat, 2 raamatut tegelikult, peale enda raamatut, oli selline raamat nagu Pane paika oma piirid. Et Elisa e-raamatust vaadake, see on üks asi, mis aitab tegelikult teil oma piiridest väga selgelt aru saada. Minust oli väga hästi seal raamatus nii-öelda kirjutatud seda piiride vajadust ja saad seda minust isegi kuulata ja mitte ainult lugeda. Ja teine oluline raamat, mis mulle silma jäi, mis haakub ka võib-olla täna selle teemaga, on tegelikult Eckhart Tolle Uus maailm, kes võiks olla selline inimene, kes on väidetavalt ka valgustunud, aga selline adekvaatne tundub. Ehk siis tema hästi palju räägib sellisest nagu keha teadvel olekust, kohalolust. Ja ma arvan, et kui sa need 2 raamatut ka enda jaoks läbi töötad, siis minu jaoks oli Eckhart Tolle see Uus maailm raamat kunagi väga avardav. Ehk siis ta annab sulle tegelikult selle perspektiivi, kuidas me meeles nagu identifitseerime ennast nii töö kaudu, brändide kaudu, kui jumal teab, mis asja kaudu. Et mul oli niisuguseid heureka momente seal, et ja Elisa e-raamatus on täiesti olemas ja kõigile kuulajatele on olemas ka, kes liituvad praegu, on 2-nädalane prooviperiood tasuta. Ja, aga saade läheb nii kiiresti, ma olen nii hoos ja mul on veel pool rääkimata. Et kusjuures mina valisin ka sealt välja sellise raamatu nagu Lea Dali Leoni raamat Jooniste valgus, mis tegelikult läheb sinna samma auku, millest nagu sina praegu rääkisid. Vaata, Leina teemast peaks rääkima, sest Lea tegi väga pikalt läbi, eks ju. Tema küll pealtnägijas rääkis, et ta klopsis nagu 2 kivi kokku ja vähk läks ära ja tegelikult seal olid teised mõjud, aga see ei ole minu asi rääkida. Aga ja, kuidas me võiks selle teema ette võtta tegelikult, et kuidas näiteks kui ma saan raske haiguse,
või vähi kõrval oleks, sest mul on meeletult vähipatsiente, mitte kliente, õigem on öelda, keda ma toetan siis selles protsessis, kes osad teavadki, et nad lahkuvad, et kuidas siis õnnelikult lahkuda, eks ju, ja kuidas leinaga toime tulla. Need on need teemad. Aga miks see raamat sulle meeldis? Meeldiski sellepärast, et täpselt need enda leidmine ja see, et ta tegelikult oli ju väga heas kohas, kui ta nagu läks ära sinna parematele jahimaadele ja tegelikult mingis mõttes ta oli ju ka selleks ikkagi nagu valmis. Ja kui me räägime siin tõesti sellest samast, et inimesed saavad väga raskeid diagnoose, mis tegelikult on ka üks läbipõlemise põhjus ja väga konkreetselt. Just. See on tagajärg tegelikult, et kui sa juba saad väga raske diagnoosi, siis sa oled väga pikki aastaid pidanud ise ennast eirama. Ja see ongi sama automatiseeritud käitumine, et mul puudub igasugune teadvalolek endast. Kaubanduskeskus käib, inimesed jooksevad, USAs oli seda rohkem, aga Eestis vähem, aga kui sa käid kaubanduskeskuses, inimesed põrkavad ise sulle vastu, siis uimerdavad, siis on veel vihased ka. See tegelikult, sul puudub teadvalolek, sul pea laiali otsas, vahel on oluline niimoodi ka, eks ju, toimida, aga et ma suudan stoppi sinna vahele teha, et mul on ka see osa minust, mis suudab nagu teadvalolek, kuule, et tõmban natuke eemale, kui ma siit mööda praegu lähen, et ma ei pea automatiseeritult lihtsalt oma kuradi kauba järgi jooksma. Et ma jõuan kirja, issand, kui saade läheb alastamatult, teeme natuke pikemalt, siis üks oluline asi on tegelikult, mis soodustab praegu igasugust läbipõlemist ja juba pikemat aega on saavutamistrend, et see, et ma pean meeletult saavutama ja mõnes mõttes me oleme lõksus, sest öeldakse, kui ma 1,5 aastat midagi ei tee, siis öeldakse, et sa oled kadunud, sa oled ebahuvitav, näiteks meedia poolt, eks ju. Et siis sa oledki out, mis see kuradi asi see on, et tegelikult inimesed ei, see ju tapab meid ära, kui me oleme pidevalt sellises tõestusmaratonis, et ma pean Instagrami nädalas 2 pilti panema, ma ei tee seda meelega, mul pohhui. Et aga sisuloojad, vaesekesed ja inimesed, ettevõtted, ma pean need 2 postitust tegema sinna ilmtingimata. Ja siis see algoritmid on ka niimoodi ehitatud, et meil on tegelikult kunstlikult viidud sellisesse, või tahtlikult läbipõlemise nagu asjadesse, et seal ei ole ka enam pere mingitest mustritest, vaid see väline surve. Ja ma olengi leidnud selle viisi, et kuidas ma saan toimida ilma, et väline surve saaks mind sundida toimima teistmoodi. Ja see ongi vabadus. Ja ma ei saa seda öelda, kuidas see käib, sest te peate igaüks seda ise leidma, oma piirid, oma selgused leidma, sest saad kõige paremini teistest aru ja iseendast aru siis, kui sa tunned ise ennast. Ehk siis teiste tundmaõppimine ja olukorda tundmaõppimine hakkab iseendast. Ja teine asi on müra. Ehk siis meeletu infomüra, meeletu selline mürataseme tõus inimestel. Ehk siis seda infot on nii palju, et siis siin ka ärge usku kõike, mida me räägime, võtke see, mis teid kõnetab ja ülejäänud laske lahti, eks ju. Aga inimesed on nagu mürast ära uppunud. Ehk siis see on ka üks asi, mis inimeste psüühikat väga palju mõjutab. Ja selleks on oluline minna vahepeal metsa. Ja sellega ma olen küll nõus, et praegune ühiskond on ikkagi ka selline, mis ikkagi nõuab ja tahab, et inimesed oleksid. Just, aga nüüd me pidime sinna tegelikult palju varem jõudma, aga me jõuame nüüd kirjadeni ja vaatame siis, kui palju meie räägitust täna üldse nende kirjadega haakub. Ma oleks pidanud võib-olla alustama kirjadest, aga sorry, ma teen esimest korda ise podcasti. Siis me lihtsalt oleksimegi ilmselt kogu aeg neid kirju lugenud ja oleks muud jutud jäänud rääkimata. See on ka võib-olla põnev. Kumb alustab? No ma ei tea, mina võin alustada, sest mina valisin välja ühe kirja, mis erines kõikidest teistest väga palju, juba eelkõige sellepärast, et kirjutab mees ja mitte lihtsalt mees, vaid maamees. Ja ta ise ütleb ka, et on maamees ja küsib üldse minu meelest, et kas ta võib maamehena meile kirjutada. Ja kas maamees, ma hakkan siis lugema, tere, kas maamees, kes pole omale tunnistanud aastaid, et on katki, on ka oodatud, siis meile kirjutama, on ju. Mina, mees, minuga ei juhtu ju kunagi sellist asja. See depressioon on ainult vatitupsudele maailmas ja minuga pole selline asi lihtsalt võimalik. Nimelt nädal tagasi avastasin, et kõik, mida räägitakse, ongi tõsi. Olen lõbusa inimese asemel hoopis pahur, kuri, tujutu, tükk liha. Halb abikaasa, halb isa oma 2 tütrele.
Paraku on ravi alles kestnud 4 päeva, kuid juba vaikselt tunnen, et hakkab paremaks minema, aga selgub tulevikus. Kogu see asi tekkis aga ettevõtte vedamises, laste eest hoolitsemise ja majapidamise tõttu. Eks suur roll oli ka selles, et minult käidi 90ndate kombel raha välja pressimas noa ähvardusel, seda pühapäeva hommikul pannkooke süües nii, et kogu pere oli kodus ja lapsed nägid seda kõike pealt. Kõik lõppes hästi, kuid jälje jättis suure meie kõikide südamesse. Vaata, kui sa seda kirja lugesid ka, et siis esimene asi on see mitte tunnistamine olnud, et ma olen pahur ja trotsis. Teine asi, piirid, eks ju. Ehk siis rollide jaotus on tegelikult paigast ära, et meeletu saavutamine, tõestamine, millest me rääkisime, et siis inimene on nagu automatiseeritud käitumises, et ta tegelikult ei saagi aru enne, kui midagi nagu välja lööb. Ja siis kurat tuleb veel mingisugune mees, paneb noa kõri peale ka ja rikub pannkoogi hommiku ära. Ja see on ilmselt konteksti väline, võib-olla on selle ettevõtte toimimisega seotud, et siis selle inimesel peab tulema nii palju raputavaid sündmusi selleks, et ta teeks muutuse. Ja nii palju raputavaid sündmuseid, et üks mees võtab kätte ja kirjutab. Ja on 4 päeva ravis, ma kujutan, et ta saab antidepressant ravi. Omalt poolt soovitaks ka tegelikult leida omale teraapilise väljundi ja ma ei tee endale reklaami, sest mul on tõesti üks asi, ma ei vaja reklaami nagu teraapiatele, sest mul ei ole aegu anda. Aga kindlasti on väga häid teraapiat, mis sinuga resoneeruks, et sa julgeksid minna avama ja minust äge asi, mida teeb Tiit Trofimov, on meestekas, kus tegelikult lihtsalt saavadki mehed kokku, et aitab juba see, kui sa grupis kuuled teiste meeste lugusid. Meestel on seda nii oluline kogeda, et siis otsige endal neid võimalusi, et mitte ainult antidepressantide peale jääda, vaid teha ka midagi päriselt, mingi samm. Nendest meeste gruppidest olen ma veel kuulnud seda, et seal on nagu lahe see, et mehed lihtsalt nutavad ja nagu, et kogu aeg on see, et mees peab olema meie ühiskonna pilt jälle, et mees peab olema tugev, suur ja võimas, aga et seal lihtsalt lastakse olla ja tehaksegi, ollakse haavatavad. Aga see on nii oluline, et mees ei tohi ka lõpuni katki kiskuda, sest kes see tahab omale nutvat meest koju. Ehk siis see mees tuleb kokku ka lappida, mitte teda nutma jätta, sest väga palju nendes protsessides on ka seda, kus inimene jäetaksegi selliseks, muutubki selliseks nutjaks ja nii haavunuks. Aga naine ju sisemiselt vajab seda, et ta saab mehe peale nagu toetuda, et mees on nagu see kalju ja naine on siis see kaval, kes seal teda suunab, eks ju natukene, klassikalises viisis. Aga loomulikult meeste roll on muutunud, me näeme ka väga palju selliseid, tahagi öelda, ei mees ega naine mehi nagu, ma ei ole küll väga selline, kes tahaks kuidagi olla pahatahtlik, aga meil on väga palju ka mehi, kes ei taha enam mehed olla, tahavad naised olla või vähemalt nad väljendavad seda, et see on ka selline teema, mida on ühiskonnas puudutatud ja millest võib-olla võiks kõneleda. Aga minust oli see haakus nende teemadega, mida me rääkisime. Aga ma loen järgmise kirja ette. See vist natukene pikem, aga kirjutab siis, ma panen ta nimeks Terje. Ma põlesin läbi. Suuresti sai see kõik algus sellest, kui sain ametikõrgenduse. Olin seda ametikohta salamisi juba ammu soovinud. Ja kui mulle lõpuks päriselt võimalus avanes, lendasin 100 peale. Vastutust oli rohkem, oli vajadus ennast tõestada ja töötempo pigem kiire. Kõik oli vaja ruttu teha, mõelda ja iseenda jätsin aga täiesti tahaplaanile. Mõne aja pärast tekkis aga eraelus lahkelid minu ja mulle lähedase inimese vahel ning see tegi mulle sisemiselt väga haiget. Lõpuks keskendusin üha enam tööle ja vältisin inimsuhteid nii palju kui võimalik. Minus keerles suur tunnete virvar, ärritusin üsna lihtsate asjade peale ning kuust kuusse süvenes väsimus. Lõpuks tekkis ikka mingisugused kehalised kaebused, pearinglus, peavalus, seljavalud, ärevus, hiilis ligi. Tekkisid uneprobleemid, lisaks üks imelik tunne, mida polnud kunagi varem kogenud. Ma ei suutnud enam mõelda. Selle asemel, et päriselt puhata, vajutasin aga gaasi põhja ja läksin muud kui edasi. Kuni 2023 aasta suvel sain ma aru, et ma enam ei jaksanud füüsiliselt ega vaimselt. Mu närvisüsteem oli ilmselt täiesti maas ja stressitase ülikõrge. Ma ei suutnud enam magada maksimaalselt 10-20 minuti kaupa. Seespoolt justkui kõik värises, söögiisu polnud. Samas teadsin, et pean abi otsima ning nii leidsingi end psühhiaatrikliiniku erakorralisest vastuvõtust. Väga tubli, et läks. Esimesel korral olid silmad pisaraid täis, sest ma ei saanud aru, mis minuga toimub. Tookord sain diagnoosiks kerge depressiooni koos ärevusega ning koos ravimitega tulin koju.
Olgu mainitud, et ma kartsin neid tablette kohutavalt ja ma tundsin, et nende võtmise pärast ka meeletult häbi. Kui mõne aja pärast enesetunne juba lubas toidupoodi minna, oli tunne nagu kõik teaksid, et ma võtan antidepressante. See häbitunne oli alguses väga tugev. Samas teadsin ma algusest peale sisimas, et see on hetkeline õlekõrs, mis aitab mul sellest sügavast august välja tulla. Mul oli kogu aeg aga vaikne teadmine, et ma saan sellest välja. Ma lihtsalt ei teadnud, kui kaua see aega võtab. Alguses käisin aga regulaarselt psühhiaatri juures ning vestluse käigus jõudsime arusaamani, et tegemist on läbipõlemise spiraaliga. Hiljem jätkasin psühholoogi vastuvõttudel. Kuulasin ka erinevaid webinare ja podcaste vaimse tervise ja üldise tervise ja aju toimimise teemadel. Olen ääretult tänulik kõigile neile, sest nad on olnud kaaslasteks mu teekonnal, aidanud mul vaatenurki muuta ja jõuda oluliste taipamisteni. Kogu tolle suve veetsin kodus avalikult rahulikult taastudes. Samas üritasin võimalikult normaalselt ikkagi kuidagi toimida, et lapsed ei muretseks. Sügisel katsetasin tööle naasmist tasakesi ja harjudes, kuid juba hoopis teistsuguste väärtustega ning ise ennast oluliselt rohkem hoides. See teekond pole olnud sirgjooneline. Antidepressanti võtsin ligemal aasta aega ja taas tuli justkui seespoolt vaikne teadmine, et nüüd aitab neist. Vahel on siiani tunda vaikseid järelkõikumisi kõigest sellest kogemusest, kuid ma usun, et tänaseks olen palju targem. Ma ei sunni enam ennast tagant, võtan aega ise endale, olen teadlikult muutnud une- ja toidukorrad regulaarseks, toonud oma ellu jooga ja kerge treeningu ning naudin rattasõitu. Kogu see samm-sammuline liikumine paremuse poole on mind inimesena tohutult palju kasvatanud ja õpetanud märkama ning rõõmu tundma asjade üle enda ümber. Ma naeran päriselt rohkem kui mõned aastad tagasi. Tagantjärele vaadates ei võta ma seda halva kogemusena, vaid äärmiselt vajaliku ja õpetlikuna, sest vahel ongi vaja vajalikku protsessi, et uued suunad saaksid esile tulla. Võt see oli kõik see võttis selle podcasti tegelikult jube täpselt kokku. Ehk siis oli pekkis, hakkasin otsima lahendust, sain aru, et antidepressandid aitavad mul kaevu vee tekitada, aga ma üle kaevu ääre pean ikkagi ise ronima. Ja siis hakkasin toimetama, käisin psühholoogi juures, käisin joogas, hakkasin enda piire ja väärtusi kaitsma ja tegelikult asjad hakkasid sujuma. Ja positiivne. Ja positiivne. Ehk siis ta ei jäänud, mis mind selle inimese puhul kõige rohkem võib-olla paelub, on see, et ma ei jää istuma ja mõtlema, mis mul viga on. Võib-olla see podcasti mõte on ka see, et võib-olla me rikume nüüd paljud inimeste elu ära, et saavadki teada, et oletegi läbi põlenud. Aga võtame veel ühe kirja. Tead, mul on tegelikult, ma loen ühte teist kirja, aga ma tahaksin korraks veel ütelda seda, et üks kiri tuli ka selliselt inimeselt, kes ise töötab psüühikahäiretega inimestega ja sealhulgas ka läbipõlenutega. Ja ta ütleb, et ta on tegelikult selle sama läbipõlemisteekonna kõik läbi teinud. Ehk see on tegelikult nii inimlik, et me, kes ka inimesed aitavad teisi. Inimeste aitajad, teadete uuringute järgi on psühhiaater, ma ei tea, kas see on psühhiaater ja psühholoog mõlemad, aga see on maailma üks ohtlikumaid ameteid, sest maailma mastaabis on selles ametites kõige suurem suitsidaalsusarv. Ehk siis, miks see töö ohtlik on see, et tegelikult väga pikka aega ei antud väga korralikku õpet selleks, kuidas üldse eristada ennast kliendi tunnetest ja ma ei tea nüüd, kas Elisa e-raamatus äkki on aitamise hind, selline raamat, et kõik, kes töötavad inimestega, soovitan väga seda raamatut Aitamise hind. Ma pean vaatama järgi, praegu lihtsalt tuli, et kas Elisa e-raamatus on see olemas, võite ka vaadata. Et jaa, aga sinu järgmine kiri. Minu lugu on ilmselt üsna tavaline, aga kirjutan siiski. Olen 50-aastane naine, kuni 45. eluaastani olin terve nagu purikas, ei teadnud isegi oma perearsti nime. Sealt edasi algas aga üks Kolgata tee. Olin selleks ajaks ennast kõvasti üles töötanud ja pidanud 11 aastat oma pisikest ettevõtet ühes väikeses piiriäärses linnakeses. Kõik oli justkui hästi. Mulle meeldis see, mida ma tegin ja siis koroona. Vaktsiinid ja sealt edasi terviseprobleemid, töö kaotamine ja mis seal salata, ilmselt ka ealised iseärasused. Arstide vahet jooksmine algas ja nagu ikka arstid diagnoosisid depressiooni ja hakkasin ka antidepressante võtma. Neid kirjutati mulle välja ikka isuga, igat sorti ja iga maitsega. No suures maasenduses proovisin ikka ära kõik. No see oli õudukas. Nooruslikkusest kehast sai järsku 15 kilogrammi raskem tomp.
see jama on nüüd kestnud umbes 6 aastat. Antidepressantidega tegin kiire lõpu, sest jõudsin järeldusele, et ka on inimesi, kellele need ei sobi. Üks neist olen mina. Oma rohukilodest olen ka vaikselt üle hakanud saama ja olen liikuva eluviisiga. Napsutan. See tähendab, et ei napsuta. See tähendab mõistlikult. Olen olnud ka ühes uues töökohas, aga see ei istunud. Ma lihtsalt ei saa teha tööd, mis mulle ei meeldi. See on täpselt see, et tegelikult juba ongi inimene õppinud, on ju. Aga vaata, millisel raskuse läbi peab inimene õppima. Just. Eelmise aasta kevadel alustasin uuesti oma ettevõtte tegevusega. See pole olnud kerge, aga kuskilt siiski sain selle pisikese energia, et uuesti alustada. Ent siiani on mõtteid ja teotehat, aga keha lihtsalt ei tule järgi. Olen nagu matkal. No ma kohe üldse ei taha olla selline trükitähtedega. Lisaks põdesin veel raskelt borreloosi ja selgus, et olen ilmselt varem ka seda juba põdenud. Nii et ühesõnaga täpselt see, mis me ennem rääkisime, kui hakkab tulema, siis tuleb ja tuleb ja tuleb. Aga inimene on lõpuks nagu ikkagi positiivne, et raske on, aga proovin kõigega hakkama saada, seda enam, et ma ei ole mingisugune allaandja tüüp. Tead, minul tuli seda kirja kuulates praegu. Üks asi jäi kõlama, et ta ütles, et ta kaotas oma noorusliku välimuse. Ja vaata, stress vanandab meid. Ja see on üks põhjus, kuna ma teadsin, et naised on meie põhisihtrühm ja mehed tulevad ka järjest rohkem kaasa. Aga ma tahaks selle naisele Ultimate Beauty poolt panna välja sellised tored asja. Ma toon selle täitsa siia. See on kollageen. Ja see on selline beauty eliksiir, mis on siis koostöös anusaagimiga toodetud. Ja ma olen seda ise tarvitanud sellisel kujul, et seda tegelikult kollageeni võiks võtta õhtul vist. Ja see tekitab, ma võtan hommikul. Ja ma tõesti kasutan seda sama roosat toodet, aga see töötab. See päriselt töötab, siis see annab mingi sellise, kui sa jood selle ära, see on niisugune kirsimaitseline, teed seda vee sisse, paned kohvi sisse, ma ei tea, Anu kunagi ütles soovitas, see oli ju jube. Aga paned kuskile vee sisse, mullivee sisse eriti, see on nagu kirsi, nagu natuke limonaad tuleb. Ja sa jood ära, sul tuleb niisugune mõnus kergus või värskus sisse. Ehk siis sellele naisele, kes kurtis läbipõlemisest, et natukenegi turgutust anda, siis anusaagimiga koostöös loodud beauty eliksiir, kollageen, mida siis kuurina võtta ja saad selle kuuri ära teha ja kui sa seda hästi teed, siis ma arvan, et uuringud on kinnitanud, et kortsud ja halb välimus hakkab kaduma. Nii et palju õnne sulle ja peaks veel kingitusi ära jagama. Ma ei tea, vaata, nüüd on üks olukord. Ultimate Beauty lehelt te saate veel palju asju vaadata, mis on küüntele ja juustele, aga mis juhtub tavaliselt läbipõlemisel? Kukuvad juuksed välja või hakkavad juuksed õrenema ja me ei tea, kuna see võib juhtuda. Ja me ei tea, kas sellel inimesel see juhtus või kellel juhtus, aga mina siis oma kirjale, kes kirjutas meile kirja ja kelle ma ette lugesin, annaksin omalt poolt ära tegelikult Kressiina juuksampullide komplekti koos sampooniga, sest see aitab puhastada sampoon siis peanahka ja aitab juukseid tugevamaks muuta ja vitamiinidega toita. Ja kui on ise ei vaja, siis annad sõbrale, sõbrannale, kellel juustega probleem on. Nii et siis on toredad kingitused ka välja jagatud ja see ei ole veel kõik. Me ei jõua rohkem kirju ette lugeda, sest meil saab podcast läbi, aga Elisa poolt paneme välja ka Elisa e-raamatu kasutamisõiguse ja võtame siis selle inimesega ühendust ja Elisa teeb sulle ligipääsud, siis ma tahaks teha tegelikult sellele mehele. Maamees, just ma mõtlesin täpselt seda sama. Sest mis me talle ikka kollageeni anname, ehk siis teeme maamehele Elisa raamatu tasuta kasutamise õiguse ja selle tulemusena sa saab tegelikult oma ravi kodus läbi enesearenduse lugedes ja kui mehed ju ei viitsi lugeda, tihtipeale võib-olla ma teen liiga maamehele, aga pangu kodus kõlaris käima. Äppist ju saab võtta ja maamehele siis anname Elisa raamatu kasutamise õiguse. Ja nii hakkabki olema, ehk siis kui me küsime oma Instagramis, küsin teilt tulevikus mingite teemade kohta lugusid, siis kingitused võivad olla ka teie. Me kõiki kirju ei jõua ette lugeda, läbipõlemise puhul tuli üle 100 kirja
saade on kahjuks kohe läbi, aga suur tänu, Merje, seda saadet lahkamast. Ma ei tea, kas sai nüüd need olulised teemad räägitud, kindlasti oleks olnud tund aega veel juttu. Me saame kindlasti kohe tagasisidet. Ja me saame kohe tagasisidet, andke meile tagasisidet, muide YouTube'is, Elisa Hubis, Spotify's oleme me olemas ja kommenteerige, pange subscribe YouTube'i kontole, sest see aitab meil olla elus ja teieni neid olulisi teemasid tuua. Tänan kõiki toetajaid, Elisat, Kamjot, kes on pannud siis välja terve hooaja peale 500 eurose kinkekaardi ühele inimesele, kelle me valime siis hooaja lõpus välja, kes tegeleb siis vooditega, tootmisega, taaskasutus või tähendab korralikest materjalidest ja Ultimate Beauty, Kressiina ja Elum kinnisvara, kes siis soovib tegeleda sellega, et kinnisvara üürida, müüa või Hispaaniasse kinnisvara omada, siis Elum kinnisvara meeskond on teile toeks. Aitäh teile vaatamast, kohtume juba nädala pärast. Aitäh, Merje! Aitäh, Ants, ja aitäh teile! Näeme!